On vähe sündmusi Eesti ajaloos, mis oleks ühiskonda nii palju lõhestanud, kui seda tegi kooseluseadus. Selle ühe seaduse loomine katapulteerus poliitareenile tutt uue partei ja selle vastu tekkis Eesti ajaloo enim allkirju kogunud petitsioon. Üks põhjus, miks see seadus nii lõhestas, tuli kiirusest, millega see vastu võeti. Ühiskonna sisese diskussiooni etapp jäeti lihtsalt vahele ning muidugi taandus kogu vestlus jälle vandenõude ja sõimu peale ning vastamata jäi üks suur küsimus. Miks seda seadust üldse vaja on? Kooseluseadusel on üldiselt kaks osa. Vabaabielu registreerimine heteroode vahel. Selle osa vastu pole minu meelest mitte kellegi mitte midagi. Kuid sellele järgneb kord. See rakendub ka samasoolistele paaridele. See viimane osa on selle video teemaks. Vabaabielu on vaja tõesti reguleerida heteroode vahel. Kuid miks homoseksuaalide vahel? Inimlik ei ole see, kui me ei lase teistel inimestel olla sellistena, nagu nad seda tahavad olla. Lihtsalt katsuge aru saada. Iga inimene väärib õigust elada ja mina leian seda, et inimesed võiksid olla õiguslikult võrdsed. Selliseid nõrku emotsionaalseid argumente kuuleb üha uuesti ja uuesti. Hoolimata sellest seadusest, kas see võetakse vastu või mitte, ei muutu meie homopopulatsioon. Homod on ja jäävad, ka siis, kui seadust vastu ei võeta. Nad moodustavad ka leibkondi ja perekondi, ilma selle seaduseta. Õigus abielule või nende perekondade registreerimisele pole inimõigus. Ja õiguslik võrdsus pole minu jaoks piisavalt veenev argument. Seadusel peab olema mõte. See peab teenima, kaitsma ja elusid lihtsamaks tegema inimestel. Ning sellega tuleks inimesi veenda. Mitte emotsioonide jabura jutuga, justkui selle seaduse mitte vastuvõtmine takistaks homodel olla homod. Praegu on seaduses 3 varianti. On 2 juriidilist isikut, kellel pole üksteisega mitte mingit seost. On juriidilised isikud, kellel on omavahel mingisugused lepingud. Üürnik, retnik, hoolekandnem ja hooleandja, nendest natuke hiljem. Ja siis on 2 isikut, kes on abieluga seotud. Seda abielu varianti kasutatakse Eestis väga vähe, alla 3%, ning iga 2 abielu kohta on kuni 1 lahutus. Abielu on üpris karm asi, kõik vara tuleb ära jagada ja isegi kui abielu puruneb, on nad eluks ajaks seotud. Abielu ülalpidav osapool peab lahutuse korral vastutama, et teise osapoole elukord ei halveneks, ehk talle raha maksma. Pole siis ime, miks inimesed seda väldivad. Kuid abielu tagab siiski teatud kindlused. Need inimesed on seotud. Neid võetakse kui perekonnana ja neil on vastavalt sellele teatud õigused. Õigused võtta koos laenu, ühisvara omada. Õigused abikaasa lastele, kui nad pole sinu bioloogilised. Õigused lapsendada ja haiglas, näiteks koroona ajal, omaks selle külla minna. Inimestele meeldib see kindlus, kuid nad ei taha neid kohustusi ning selle jaoks ongi kooseluseadust vaja, et vabaabielu eksisteerib ka juriidilises mõttes. Nüüd, homoseksuaalid moodustavad alla protsendi meie ühiskonnast, kusagil 9000 inimest. Nende suhet juriidilises mõttes ei eksisteeri ning on ametlikult 2 võhivõõrast inimest või võhivõõrast inimest, kellel on mõni ühisleping. Nüüd, miks see on probleemiks? Kuna homoseksuaalsus on tugeva stigma all olnud juba sajandeid, siis hakati seda alles hiljuti uurima. Esialgsed uuringud näitavad, et homo-, bi- ja heteroseksuaalid kõik tunnevad armastust. Füsioloogiline reaktsioon on tuvastatav ja väga sarnane, kuid esineb ka erinevusi.
kõigil 3 erinevad ajupiirkonnad, mis reageerivad. Sellele vaatamata on see reaktsioon tugev ja seda kirjeldatakse samamoodi kõigi 3 orientatsiooni poolt. See tähendab seda, et juhul kui midagi halba peaks nende kaaslasega juhtuma, on kõigi 3 emotsionaalne kannatus sama suur. Ma mõtlen siin olukorda, kui üks nendest satub haiglasse või sureb. Abiellunud paari puhul on olukord lihtne. Nad on lähiperekond ja saavad haiglasse külla minna, isegi praegu koroona ajal. Surma korral võetakse lähiperega ühendust ning kõik järgnevad talitlused on sujuvamad. Surmatunnistuse saamine, laiba kätte saamine ja pärandamine. Inimesele, kellel pole mingit juriidilist seost hukkunuga, on see raskem ja emotsionaalne kannatus suurem. Mõelge ise selle peale, kui teie abikaasa peaks surema ja te olete suures leinas ning selle leina kõrvalt peate te veel tõestama, et teil oli mingi seos hukkunuga. Igal etapil võitlema, et ta maha matta. Või kui teie abikaasa on haiglas koomas ning teil pole mingit sõnaõigust tema ravi osas, teid ei lasta isegi tema ligi. Kooseluseadus, mis kehtiks samasoolistel paaridele, vähendaks seda kannatust, seda emotsionaalset raskust. Üks asi, mida kooseluseaduse vastastelt ei kuule, on jutt lastest. Nagu me teame, nõuavad homoaktivistid ka homopaaridele lapsendamise õiguse andmist. See hakkab kindlasti mõjutama väga paljude laste elementaarseid õigusi, muuhulgas õigust kasvada loomulikus perekonnas. Olgu, lastest kuuleb, aga mitte nende bioloogilisest lastest. Jah, homoseksuaalsed paarid saavad bioloogilisi lapsi. Muidugi vaid ühe vanema poolt. Ja sellel bioloogilisel vanemal on samad õigused oma lapsel kui heterol. Probleem tekib jälle sellega, et kui see bioloogiline vanem peaks surema või oma last näiteks halvasti kohtlema, siis inimene, kellega see laps koos elab, inimene, kes seda last kasvatas nagu oma enda oma, keda see laps peab enda vanemaks, no tal pole mingit õigust lapsele. Proovige end nüüd selle lapse kingadesse panna. Kui tema ema sureb, siis selle asemel, et sujuvalt ta oma perekonda jääks, perekonnast räägime natuke hiljem, viiakse ta minema ainsa inimese juurest, keda ta veel vanemaks suudab kutsuda, kuni suudetakse nende 2 vahel seos luua. Või viiakse ta teise bioloogilise vanema juurde, kellega ei pruugi tal üldse mingit seost ollagi. Mõelge nüüd selle leinava lapse peale. Kui palju ta peab kannatama, kuni ta jõnksutatakse ühest kohast teise, selle asemel, et leinata koos ainsa perega, mis tal alles on. Kooseluseadus samasoolistele inimestele leevendaks selle lapse kannatusi. Kumb on teie meelest parem? See, et see laps 6 aega meie sotsiaalhoolekandesüsteemis tiirleb või et ta jääks oma perega? Need on 2 suurt põhjust, miks seda seadust vaja on. Kokkuvõtvalt, seda seadust on vaja, kuna seda seadust on vaja. Kuid on veel paar nõrgemat argumenti selle kasuks. Üks nendest on plusspunktid läänemaailmaga. Mingil põhjusel läheb see teema läänerahvastele väga korda ning see, kui nad näevad meid valgustatuna ja läänemeelsete mõtlemata inimestena, no see on hea. Ma soovin olla rohkem nagu Saksamaa või Kanada, kui Saudi Araabia või Venemaa. See ei tähenda, et ma nüüd ilgelt armastaksin homosid või oleksin mõni aktivist. Lihtsalt see seadus ei mõjuta minu elus midagi. Mitte midagi ei muutu, kui 2 meest, keda ma kunagi ei näe, kunagi ei kuule neist ja kelle eksistentsiga ma reaalselt kokku ei puutu, registreerivad oma kooselu. Ma käin samamoodi tööl, armastan samamoodi oma naist ja saan samamoodi lapsi, nagu siis, kui seda seadust ei eksisteeriks. Seega, miks ma peaksin olema millegi vastu, mis minu elus ei mõjuta mitte kui midagi? Ja võib-olla pigem positiivselt, tuues siia turiste, muutes meie mainet meie sõprade ees ja andes natuke rohkem kindlustunnet, et meie liitlastel on soov meid aidata. Kuigi seda seadust on vaja, ei tähenda see veel seda, et see tuleb vastu võtta. Kui selle seadusega kaasnevad suured negatiivsed mõjud, olen ma koheselt selle vastu. Ma lootsin leida mingi dokumendi või intervjuu, mis mind veenab.
et see kooseluseadus on halb. Ma lootsin alustada sellest petitsioonist, kuid see on kuhugi kadunud. Ning kõik intervjuud ja artiklid on pigem nagu reaktsioonid ja vastuväited kui argumendid kooseluseaduse vastu. Aga kahjuks ma pidin endale toetuma ja argumendid neist välja noppima. See on natuke halb algus, natuke nõrkuse märk. Selline lamemaakate olukord, kus nad ei suuda paari argumendiga tõestada, et maakera on lame ja peavad selgitama, miks ta ümargune pole. Ehk nad kaootiliselt lükkavad üksikud väited ümber ja väidavad, et võitsid. Keegi nende väiteid rünnata ei saa, kuna nad ei tee ühtegi. Sama mulje jäi mulle alguses kooseluseaduse vastastega. Sellele vaatamata võtsin ma ette nende dokumendi homoliikumise valed ja hakkasin sealt vastuväiteid otsima. Nüüd mulle meeldib see dokument. Seda on lihtne lugeda ja see on üpris hästi sõnastatud. See väldib vandenõusid ja kooseluseaduse vastaste äärmuslikumaid argumente. See on esitatud väide vastuväide formaadis. Ning nad kohe alguses ründavad minu 2 argumenti, mis ma siin videos tegin. Ma ei hakka siinkohal kaitsma argumente või valesid, mida ma pole öelnud. See on õlgmees argumendi vorm, kui sa sõnastad vastase poole argumendid valesti ja nõuad, et neid kaitseksid. Ma lihtsalt kasutan seda dokumenti, et vastaspoole argumendid üles leida ja välja tuua. Kui te süüstate mind õlgmees argumendi loomises, siis näidake mulle argumendid puhtal kujul, ideaalis mingisuguses dokumendis. Vale 1 on vastus minu 2 punktile. Kooseluseadust pole vaja, kuna kõik need mured ja emotsionaalsed kannatused saab ära hoida juba eksisteerivate seaduslike vahenditega. Jah, tõesti saab, kuid see ei tähenda, et seda seadust vaja pole. Kooseluseadus võimaldab neil paaridel olla juriidiliselt seotud. See tähendab seda, et kui nad välismaal abielluvad, siis kehtib neile kooseluseadus. Nad seavad üksteisele kohustusi üksteist ja oma pere ülal pidada. Nad saavad koos laenu võtta, kinnisvara registreerida, õiguse üksteisest hoolt kanda ja sõna võtta teise õiguse eest. See on see koomanäide. Bioloogilist laps lapsendada ja varajaotus on reguleeritud. See teeb kokku 6 asja, mida see seadus neil võimaldab. Nüüd, ma pole jurist, seega ärge võtke kogu minu juttu puhta kullana. Kuid ma olen juuraga kokku puutunud. Notarid on kallid ja juriidiline tekst on raske, tüütu ja väga stressirohke lugeda. Et samasooline paar saaks kõik need 6 õigust, peavad nad üle 6 dokumendi läbi lugema, ümber kirjutama ja notari juures allkirjastama. Protsess, mis võib võtta kõigi 6 punkti puhul aastaid. Nüüd mõelge selle peale. Kõik õigused, mis abielupaaridel on, saab ka teiste seaduslike vahenditega kehtestada. Kas see tähendab, et abieluseadus tuleks kaotada? Ei. Kooseluseadus tähendab, et nad saavad vaid 1 korraga notari juures käia ja dokumendid täita. See teeb elu lihtsamaks, vähendab lihtinimese raskusi ja selle tõttu see on vajalik. Vales 2, 6 ja 9 väidetakse, et kooseluseaduse vastuvõtmine on halb, kuna see muudab perekonna ja peresuhete definitsiooni, ehk proovib meie ühiskonna korraldust muuta ja mitte paremuse poole. Selle seadusega tahetakse esmalt defineerida ümber täpsemalt järjekord on vale. Institutsiooni tähendus. Kõigepealt muutus ühiskonna poolt pere definitsioon ja siis tuli kooseluseadus. Ma ütlen kohe ruttu ära, et minu arusaam perekonnast ei ole see sama, mis on näiteks inimesel, keda isa vägistas, kui ta laps oli. Juba see ainuüksi näitab seda, et selline asi nagu perekonna definitsioon ei saa eksisteerida. Sellepärast, et meil on üksikisad ja üksikemad. Järelikult nemad ei ole pere. Sellepärast, et traditsiooniline peremudel näeb ette seda, et on ema, isa ja lapsed. Ja siis hüppab Varro aknast sisse, ütleb seda, et kui me võtame vastu kooseluseaduse, siis defineeritakse perekonna mõiste absoluutselt ümber. Mida ma juba ütlesin, perekonnal ei ole definitsiooni. Perekonnad on nii erinevad. Ja nii ongi. Üksik emaga perekond ja 2 emaga perekond on sama palju perekond kui tuumpere. Üksik vanematega perekonnad ja lasteta perekonnad on eksisteerinud juba tsaari ajastust ja homoseksuaalsed pered nõukogude aja lõpust. Perekonnal on juba ammu mitu definitsiooni
ja see seadus tekkis vajadusest nende teiste perede elu lihtsamaks muuta. Vales 4, 5, 17, 23, 24 ja 25 selgitatakse, et kooseluseadus läheb vastuollu Eesti ühiskonna väärtustega ja mitte ainult seda, vaid kohe meie bioloogiliste väärtustega. Ma vihkan seda, kui minu eest räägitakse ja kõik mu videod siiamaani räägivad inimestest ja liikumistest, mis räägivad rahva eest. Rahvas usub, et eestlus on geneetiline. Rahvas teab, et kliima soojenemine pole päris. Rahvas tahab, et raiemahtu vähendatakse ja nii edasi. Kui enamus noori ei abiellu, vaid lihtsalt elavad koos, kui 1/3 abieludest lõpevad lahutusega, kui üksikvanemaid on 1/4 kõigist vanematest, kuidas sa saad öelda, et tuumperekond on meie ühiskonna üks põhiväärtus? Kui maailmas on nii palju erinevaid abielu ja kooselu vorme, kuidas sa saad öelda, et tuumperekond on bioloogiline väärtus? Kui ühiskond tõesti väärtustab ühte peremudelit, paistaks see välja, nagu Afganistanis, kus lesed ühiskonnast välja heidetakse ja tapetakse ning homod hukatakse. Vales 21 selgub, et homoseksuaalsus on ebamoraalne, kuna see toob kahju homodele ja kogu ühiskonnale. Väga põnev, et kas homoseksuaalsus tõesti on ohuks inimestele ühiskonnale. Alustame vaimsest tervisest. 1999. aastal, 4 aastat enne seda, kui kooseluseadus Uus-Meremaal vastu võeti, tegid psühholoogid statistilise uuringu. Nad võtsid 20 aasta arhiivi ja vaatasid, kuidas 1100 homoseksuaali elus hakkama said. Avastati, et mitte kuigi hästi. 2-6 kordse suurema tõenäosusega olid nad end juba selleks hetkeks ära tapnud. Miks see nii on? Teadlased arvavad siin uuringus, et statistika on nihkes. Nimelt selle perioodi sees oli homoseksuaalsus Uus-Meremaal stigma all ja suure tõenäosusega varjasid paljud edukamad homod oma orientatsiooni. Nende soovitus on parem ülevaate saamiseks test korrata. See 2018. aasta Taani artikkel siin näiteks ütleb, et ühiskonna stigma on süüdi. Kuid see on fakt, et vaimne tervis on homoseksuaalidele halvem. Kuid see pole seotud kooseluseadusega, see on seotud ühiskonna pingetega. Kooseluseaduse vastuvõtmine pigem nagu teeb nende elu lihtsamaks. Me teame seda, et kui seda seadust vastu ei võeta, ei lähe asi paremaks ning homod ei kao mitte kuhugi ning koos sellega nende probleem, hoolimata sellest seadusest. Füüsiline tervis. Kõik need haigused siin on ka heteroodel. Me räägime praegu elustiili haigustest. Kui homod moodustavad monogaamsed paarid ning kui see elustiil stigma alt vabaneks, siis väheneksid nende haiguste levik nende populatsioonis. Homoseksuaalne vahekord. Siin ta mõtleb vist anaalseksi. Anaalseks pole omane ainult homoseksuaalidele. Ligemale 40% kõigist inimestest on seda proovinud ja kui seda teha õieti, ei juhtu sinuga midagi halba. Et seda õieti teha, tuleb see stigma alt vabastada ja inimestele õpetada, kuidas seda õieti teha. Midagi, mille vastu ma kardan, et sa oled. Perevägivald. See vastab tõele, et homoseksuaalsetel paaridel on kõrgem tõenäosus perevägivalla all kannatada. Inglismaal kogeb 30-40% kõigist samasoolistest paaridest vaimset või füüsist vägivalda. Kuid ärme unusta, et see on ainult 10-20% kõrgem Euroopa keskmisest. Ning jällegi ühiskondlik stigma ja abivahendite puudumine on esmapilgul peamised kahtlusalused. Ning isegi kui 30% kõigist suhetest on vägivaldsed, see tähendab seda, et 70% seda ju ei ole. Me ei keela heteroabielu, kuna 20% Eesti naistest kannatavad vägivalla all. Ega ju. Ning jällegi see kooseluseadus ei muuda seda. Need paarid tekivad igal juhul, hoolimata sellest seadusest. Lihtsalt kui seda seadust ei ole, on see põranda all ja me ei saa seda kontrollida ja reguleerida. Mis see ühiskondlik regress või allakäik endast kujutab? Seda mainitakse, aga mitte kordagi ei defineerita. Mainitakse iivet, aga iive pole seotud homoseksuaalsusega. Vaata seda kaarti. Iive langeb kõikjal, kus on hea elada, hoolimata homoseksuaalsusest, või sa väidad mulle, et Venemaa ja Saudi Araabia on mingid homoseksuaalsed paradiisid. Homoseksuaalsus ei levi, see pole õpetatav
ja seda ei saa välja ravida ja heteroseksuaalseid mehi ei saa muuta homodeks. Mõtle enda peale. Kas sa tunned mingit erutust mehe vastu? Kas on võimalik, et sa kunagi tunned seda? Homod on alati eksisteerinud ning nende olemasolu ei sõltu ühiskonna hoiakutest. Räägitakse ka Roomast. Rooma impeeriumi lõppedes oli homoseksuaalsus laialdaselt levinud, selline lause, see on ikka midagi erilist. Kui keegi vähegi vara Kristuse ajalugu teab, siis Rooma impeeriumi lõppedes kerkisid kristlikud väärtused just ülesse. Viimane homoseksuaalne keiser Roomas oli Konstantin II, kes keelustas homoabielu. Rooma kuldajastul olid keisriks Hadrianus ja Trajanus, avalikult homod. Ja ühiskond aktsepteeris neid. Ja nad tõstsid Rooma impeeriumi uutesse kõrgustesse. Tolerantne Rooma valitses maailma. Kristlik Rooma lagunes. Nüüd, kas see tähendab, et Kristus ja pereväärtused on süüdi impeeriumi lagunemises? Ei. Ma ei ole loll, kes keerulise probleemi lihtsaks teeb. Impeerium lagunes mitme halva asja kokkulangimisel ja Roomas oli nii häid heteroimperaatorid nagu Marcus ja Octavianus, kui ka halbu homokeisrid nagu Elagabalus ja Nerva. Homoseksuaalsuse levik ja keelamine ei ole kunagi seotud ühiskondade ja nende hukuga. Eesti pole kristlik riik ja enamus inimesi jätavad piibli argumendid tuimaks, kuid 30% eestlasi siiski usub. Piibel on üks huvitav raamat. Esimene pool sellest Vana Testament, see ei lähe üldse arvesse. Rooma ajaks oli Vana Testament ajale jalgu jäänud. Selle reeglid, mida tuli jälgida ilma igasuguse erandita ja mis tihti olid üksteisega vastuolus, segasid juutid igapäevaelu ja ühiskonna arengut. Toora ümber tekkinud asutused külvasid ebavõrdsust ja raskusi enamikele inimestele. Olukord oli nii halb, et pidi tulema Jeesus, kes põhimõtteliselt ütles, millised osad Toorast on tähtsad ja millised mitte. Ja Jeesus ei maininud mitte midagi homoseksuaalsusest. Need 2 värssi, mis sa välja tõid, roomlased 1:24-27 ja Juudas 7, kumbki nendest pole Jeesuse tsitaat. Esimene neist on Pauluse kiri roomlastele, kus ta loetleb asju, mis tema meelest paganad hukule viivad. Nende ahnus, kadedus, iha ja ebaloomulikud ihad. Ta nimetas kokku 20 tegevust, mis Jumalale ei meeldi ja mille tõttu nad surma väärivad. Selle lõigu alguses ta isegi ütles, et Jumal andis need ihad roomlastele. Seega üks apostel arvas 2000 aastat tagasi, et vanemate sõna mitte kuulamine on surma väärt. Kas me peame siis selle info põhjal vanemate vastu seismise kriminaliseerima? Või muutma seadusi nõnda, et neil oleks võimalikult raskema vanemate sõna vastu seista? Ei, Jumal seda ei taha ja see on vaid ühe apostli arusaam ja etteheide paganatele. Juuda kiri samuti pole Jeesuse tsitaat. See on lõik on hoiatus. Kui käitud patuselt, juhtub sinuga nagu Soodomas ja Gomorras. Patud, millest ta räägib, on pordaelu ja teise liha tagaajamine. Kas see tähendab homoseksuaalsust või igasugust liiga? Juudas seda ei täpsustanud ja Jeesus seda ei öelnud. Lapsendamine on viimane suur probleem. Kooseluseadus selgitab, et paarilise hoole all oleva lapse lapsendamine on lihtsam. Võõra lapse kohta see midagi ei räägi. Kuid see esimene variant juba on päris halb. Selle dokumendi järgi. Kõige parem asi lapsel on tuumperekond ja siin on paar artiklit, mis seda kinnitavad. Vale 13. Kuna tuumperekond on lastel kõige tähtsam, siis tuleb seda soosida. Lapsendamine homopaaridele keelata. Meil tuleb lähtuda laste heaolust. Ma nõustun, et tuumperekond on kõige parem keskkond laste jaoks. Kuid kui lapse bioloogiline vanem sureb, ei lähe ta ju tuumperekonda. Nad lähevad laste kodusse. Lähtume lapse vajadusest. Kõige parem neil on tuumperekond, kuid perekondi on ju erinevaid. Meil on bioloogilisi üksikvanemaid, mitte bioloogilisi üksikvanemaid, heteroperekondi, kus üks vanem on bioloogiline, homopaare ja perekondi, kus laps on lapsendatud ning viimaks lastekodu perekonnad. Pane neid nüüd ritta. Milline peremudel on kõige parem ja kõige halvem? Kõik on parem kui ilma vanemata, kui ilma armastuseta kasvamine. Või mis sa arvad? Igal juhul on parem, kui leinav laps läheb kellegi hoolde, keda ta tunneb. Kui sa tahad onude, vanavanemate ja ristivanemate käest ka laps ära rebida ja nad lastekodusse saata, et äkki tuleb tuumperekond ja lapsendab.
see megapikk video siin on 10 aastat liiga hiljaks jäänud. Kooseluseadus võeti osaliselt vastu ja nüüd on juriidilises purgatooriumis, kus keegi ei oska midagi sellega teha. Kuid ma loodan, et ma suutsin teid veenda, miks see seadus tuleks korralikult vastu võtta ja miks need vastuargumendid ei rahulda. Ma jätsin nimme ühe vastuargumendi vahele. See, et kooseluseadus mõjutab kogu ühiskonda ja kõiki inimesi. See oli liiga vandenõulik ja ma proovisin siin videos ainult tugevaid argumente kasutada. Kuid sellest viimasest tuleb mõne kuu pärast veel üks väga pikk video. Järgmise videoni.